No tere, internetirahvas. Kuidas teil läheb? Ma siin kuulsin just hiljuti ühte ütlust, et sa oled täpselt nii haige kui need saladused, mis sa endas hoiad. Päris mõtlema panev. Pärast seda pikka videot, mis ma tegin, tunnen ennast üsna palju tervemalt. Aga nagu teada on, siis kõvasti tööd on veel ees. Ja üks asi, mis mind viimasel ajal või viimastel päevadel on trigerdanud või on minus esile tõusnud, on niinimetatud humble bragging. Ma ei oskagi öelda, mis selle eestikeelne vaste võiks olla, aga selle sisu on siis selline tagasihoidlik kiitlemine, mis on uhkustamise peitmine tagasihoidlikkuse või virisemise taha. Aga miks see mind siis hetkel ärritab? No eks ikka seetõttu, et olen ka ise seda humble braggingut minevikus kasutanud. Eelkõige selleks, et läbi selle saada siis feimi või teiste imetlust või teiste heakskiitu. Et mismoodi see humble bragging välja näeb? Tooks mõned näited. Näiteks paned pildi üles oma trennist, näiteks jooksutrennist ja paned juurde ka tempo numbrid ja tavainimesel võib-olla tempo on täiesti üle mõistuse kiire, aga ise kirjutad sinna juurde, et oli kerge sörk. Või siis näiteks paned sotsiaalmeediasse pildi, et lendan Kariibidele, aga pean siin lennujaamas kuskil mingi mõttetut 3 tundi passima, et nii igav on. Või siis näiteks paned pilditekstiga, et ostsin endale S-suuruses riided, aga ikka on nii suured, nii nõme. Või veel üks näide, et kui paned üles pildi, ise näed seal pildil välja nagu $1 000 000, aga kommentaariks kirjutad, et ma olen nii kole või et see pilt on nii kole. Igaüks näeb, et see pilt on ilus või et sa näed väga hea välja, aga läbi selle negatiivse kommentaari otsid natukene tähelepanu. Kusjuures enamus inimesi tegelikult ei pane seda üldse tähelegi, kui nad humble bragivad. Ja nüüd minuga ongi siis nii, et kui ma sotsiaalmeedia feedis kuskil sellist käitumist näen, siis see tekitab natuke ärevust ja trigerdab mind. See on nagu omamoodi peeglisse vaatamine ja mulle ei meeldi see, mis ma sealt peeglist näen. Ja see on ka siis üks põhjusi, miks ma jälle mingeid inimesi oma sotsiaalmeedia feedist välja modereerin. Ma usun, et see on ajutiselt, kuniks ma selle teema olen siis endas ära lahendanud, et kuniks ma jälle julgen peeglisse vaadata ja olla rahul sellega, mis ma sealt peeglist näen. Muideks, teadlased on seda humble braggingu teemat uurinud ning jõudnud järeldusele, et selline tavaline kiitlemine, mis ei ole millegi taha varjatud või peidetud, mõjub inimestele oluliselt vähem eemale tõukavalt kui selle varjamine ja samamoodi ka virisemisega. Et inimesed reeglina näevad selle ebasiiruse läbi ja selline ebasiirus tegelikult on rohkem eemale tõukav kui kiitlemine või kaeblemine. Et ühesõnaga, kui sa ikka oled millegi üle uhke, siis ütlegi seda. Kui tahad kiidelda, siis kiitle. Kui tahad viriseda, siis virise. Aga ära püüa seda varjata mingi maski taha. Ja loomulikult parim lahendus on lihtsalt olla aus oma tunnete ja oma emotsioonidega. Kus ma täna ise olen, on see, et ma proovin enne igat postitust mõelda, et miks ma seda postitust teen või miks ma seda teha tahan. Mis on selle postituse motiiv? On see, ma ei tea, näiteks kuulsuse janu? On see imetluse või kadeduse tekitamiseks? Kas see sisu võiks päriselt kedagi aidata või kellegi tuju tõsta? Et kas ma soovin lihtsalt olla naabrist parem? Vaat nii. Aga kuidas teil selle humble bragginguga lood on? Tšau!